Väga paljud inimesed on minu käest küsinud nõu just siis fotofiltrite ja videofiltrite kohta. Mina panen nad enam-vähem ühte patta, sest mõlemal puhul on tegelikult filtrit vaja. Tänu Focus Nordicule ma sain enda kätte Nisi ND Vari filtri, mis on siis 1–5 stopiline, 82 millimeetrine ja sellel filtril on kasutatud siis True Color tehnoloogiat. True Color tehnoloogia on väga oluline, et filtrid ette keerates jääks pilt võimalikult naturaalne, selline nagu ta olema peab, et ta ei tekitaks mingisugust color cast'i, mingisugust anomaaliat, näiteks mingisugust lillakat, sinnakat või mis iganes värvitooni, kui sa selle filtri ette keerad. Mis mulle Nisi puhul väga meeldib, on see, et build quality, ehituskvaliteet nii-öelda, no super, selline metallne tunne. Filter on piisavalt raske, see filtri käik on väga mugav ja aeglane, et ei ole sellist asja, et sa võid kogemata vastu minna ja siis filter omaette keerleb kuhugi, ma ei tea, lõpmatusse. Mis mulle selle filtri puhul veel väga meeldib, on see, et tal on hard stopid. Mõlemal pool filtri nii-öelda lõppu on hard stop, filter edasi ei liigu. Et kui me võtame näiteks siit, mul on selline tore filtrikott tegelikult endal olemas, kus on mul erinevaid filtreid sees. Ja kui ma võtan siit mingisuguse teise brändi filtri välja, siis me saame kohe vaadata, et see filter jääb lõpmatuseni keerlema. Ta liigub lõppu ära ja siis keerleb edasi veel ja hakkab jälle otsast peale. Ühtepidi on nagu mugav, et sa saad nagu minna, tead, et sa oled lõpus ja siis hakkab jälle eledast peale, aga probleem on selles, et kui sa lähed täiesti lõppu ja natuke edasi, siis võib tekkida selline X-pildi peale ja pilt hakkab vinettima. Mis sellise filtri eesmärk siis on? Tegelikult selle eesmärk on see, et ta vähendab sensorile jõudvat valguse hulka. Nagu näha, siis filtrit keerates muutub filter tumedamaks ja heledamaks. Ehk siis mul on võimalik valgust manipuleerida. Ja mis ma selle manipulatsiooniga saan teha, on see, et näiteks kui me oleme siin Jägala joa juures, siis on selle filtriga võimalik pildistada ka päevasel ajal nii, et vesi jääks võimalikult pehme. Ehk siis võimalikult kreemias, seda me saame ka kohe testida. Filmimise puhul on selline filter väga oluline. Ma kasutan seda igapäevaselt. Kui ma näiteks peame õues filmima nagu praegu, siis ma filmin siin 25 kaadrit sekundis, mu säriaeg on 50 ja ava 1,8. Kui mul filtrit ees ei oleks, siis ma peaksin keerama ilmselt ava väga kinni. Mis juhtub, kui ma keeran ava kinni? Pildid kaob ära sügavus. Kõik tagumised puud seal on näha. Ja see ei ole väga nii-öelda ilus või ega maitse üle ei vaielda, minule selline pilt ei meeldi. Mulle meeldib selline cinematic look, kus on mõnus pokeh taga. Teine variant õues filmides on see, et sa keerad ava ikkagi seal 1,8 või 2,8 ja siis keerad säri, ma ei tea, 400-500, aga mis siis juhtub, pilt läheb närviliseks. Ehk siis kui meil tavaliselt 25 kaadrit sekundis ja 50 säriga on mõnus motion blur, on meil mõnus liikumine pildis, ehk siis motion blur, mis muudabki pildi nii-öelda kinolikuks ja ilusaks vaatajale, siis kiirema säriga filmides muutub pilt väga närviliseks ja sa näed, et tegelikult käsi liigub hästi teravalt. Mida ma filtri ostu puhul alati soovitaksin, on see, et osta võimalikult suur filter, ehk siis kõige suurema objektiivi diameetriga filter, mis sul on. Minul on selleks 82, sest igale objektiivile ei ole mõtet filtrit osta. Minul on selle jaoks ostetud nii-öelda step-up rõngad, mis siis on sellised rõngad, mis lähevad siia filtri taha. Sul on võimalik seda sama 82 filtrit keerata ette näiteks 55-le, ma ei tea, 60-le, mis iganes teist nii-öelda mõõtu objektiivid sul on. Näiteks minul ongi siin Canoni 24-105 ja selle mõõt on meil 72 minu teada, 77. Ja kuna mul on 82 filter, siis see siia ette tegelikult ei lähe. Selle jaoks on mul vaja võtta siis üleminek 77–82. Keeran selle siia filtri taha. Ja nüüd mul on väga lihtne näiteks 77 diameetriga objektiivile see filter lihtsalt ette keerata. Ehk siis ma saan seda ühte ja sama filtrit kasutada põhimõtteliselt kõikidel objektiividel, mis mul on.